Tervist kõikidele vaatajatele, minu nimi on Haade Tanel ja täna viskame siis pilgu peale ka siin YouTube'is natukene võib-olla siis pikemalt kui saates sellisele läpakale nagu MSI PE60 2QE, mis on siis MSI Prestige seeriast läppar. Ja tänases saates siin tahtsin natukene siis rääkida, et kuidas ma sellega otseselt rahule jäin, mis meeldis, mis ei meeldinud ja mis see ikka, viskame pilgu peale. MSI PE60 2QE omab siis sellised andmeid nagu Inteli Core i7 4720HQ protsessor, mis jookseb sellise laheda 2,6 GHz juures ning lisatud on sinna 8 GB DDR3 mälu, mis on toodud Hynixi poolt ning muidugi videokaart, milleks on siis Nvidia GeForce GTX 960M, mis on mängimiseks enam kui küll. Lisaks sellele on siis lisatud ka kõvakettaruumi natukene ja natukene on võib-olla tõesti õige sõnastus selle kohta. Nimelt on siis põhikettaks M2 satapesa, mis on väga hea satapesa, kui ta jookseb väga heal kiirusel. Aga antud mudelil on siis tavaline selline M2 satapesa, kus istub 128 gigabaidine kõvaketas, mis on ausalt öeldes üsna tilluke, sest et võib-olla isegi 60–80% võib sellest väga vabalt Windows juba võtta. Aga vähemalt on siis lisaks juurde topitud ka 1 terabaidine tavaline SATA kõvaketas. Ja mida peab mainima, mida ei tahaks mainida, aga sellele läpakale on miskipärast lisatud DVD-ROM, mida absoluutselt vist keegi enam tänapäeval ei kasuta. Tõesti, sellel ei ole mitte mingit mõtet läpakal. Kui sul tõesti on vaja mingit DVD-d või midagi, siis sa ostad lihtsalt eraldi DVD kirjutaja ja lisad selle USB kaudu kuidagi, et siis kähku oma asjad ära teha. Või siis, kui teil tõesti on mingisugune töö, mis vajab siis DVD kasutamist igapäevaselt, siis võib-olla ma saan aru sellest, aga ütleme nii, et 95% inimestest neid ei huvita DVD-ROM. Ja see võtab tohutult ruumi selles läpakas, mida ei saa asendada mingi ekstra kõvakettega, mis on natukene kurb. Lisaks ta teeb seda läpakat ka natukene suuremaks. Aga sellised olid siis andmed. Ja mida ma siin võib-olla siis, või mille juurde me võiks esimesena tulla siin? No esimene asi, kui te läpaka lahti teete või üldse kätte saate ja vaatate seda natukene, siis näeb ta pealt poolt üsnagi ilus välja. Tal peaks olema mingi magneesiumist kate või ma täpselt ei tea, mis materjal see on, aga täitsa mõnus siukene. Nii kaua, kuni te põhja ei katsu. Nimelt siis põhi on täielikult tavalisest plastikust ja üldse see disain on kuidagi, ma olen näinud YouTube'is, keegi kommenteeris ka kuskil, et kuule, see näeb välja nagu kuskil 2006. aastast. Ja sa ei eksi. See tõesti läpakas näeb natukene nigel välja välimuse poolest. Aga, no, kui seal on GTX 960M sees, eks ole, ja te tahate läpakat mängimise jaoks, siis no ega see välimus väga ei huvita. Kuigi peab mainima, et no, sellise hinna juures võiks välimus olla viisakas siukene ja see on ta on natukene siukene kogukam ja mitte just kõige ideaalsema välimusega. Aga üks asi mulle siiski meeldis seal, nimelt siis läpaka klaviatuur, mis on äärmiselt ilus, mugav ja lisaks saab siis sisse välja lülitada ka valgustust sellel. Ja muidugi on sellel ka klassikaline hiir, mida enam tänapäeva läpakatel väga ei näe. Ehk siis 2 ilusa nupuga. Ta võib-olla näeb natukene siukene välja võib-olla, aga 2 füüsilise nupuga, mis on väga hea, sest et ma vihkan neid touchpad'e, kus on lihtsalt üks suur selline ala, kus pead otsima, kus kohas see nupp nüüd oli. Vahest tahab siuke asi närvi. Tegelikult otseselt ju ei aja, aga ikka oleks tore näha, kui läpakatel ikkagi hiir oleks eraldatud mõnusalt, vähemalt need nupukesed seal. Aga üks lisafunktsioon on ka sellel läpakal, mis jättis endale sellise huvitava mulje, kuigi ma ei tea, kui väga palju seda inimesed kasutama hakkavad. Ma ise jätaksin selle täiesti tavalisele seadmele, nagu ta kohe alguses on. Ehk siis see RGB nupp.
kus saate siis valida erinevaid värvitoone, umbes nagu telekatel, eks ole, valite, kas on külm valgustus, külm pilt või on soe pilt, eks ole. Ja no ausalt, see kõige tavalisem default pilt, mis seal on, see on kõige normaalsem, millega siis mängida, tööd teha ja nii edasi. Ma ei näe nagu mõtet, miks peaks seda väga näppima üldse või üldse, miks see seal on nagu, et ei, tore asi, et olemas seal on, aga otseselt ma ei näe nagu, et inimesed seda väga kasutama hakkaks. Siis teine asi võib-olla, mille juurde siin tulla on see, et esiteks aku ei käi ära tagant, mis tähendab siis, et kui aku ära sureb, siis on aeg uus läpakas osta või siis hakata kuskilt eBayst mingit spets akusi sellele leidma, et see on võib-olla natukene tülikas siukene. Kui võiks lihtsalt, et on ära eemaldav aku, eks ole, siis vaatad selle mudeli on ju, ostad uue aku ja sa pea hakkama kuskil seal kruvisi lahti tegema, juhtmeid lahti tegema, et siis aku sinna, see on liiga suur töö, eks ole. Ja teine asi muidugi siis lärmakus, mis oli natukene liiga lärmakas võib-olla. Et isegi kui sa tegid Windowsis tavalist tööd, käisid Facebookis, kus iganes, eks ole, lihtsalt surfisid veebis ringi, juba siis nagu kuulsid, et läpakas teeb ikka sükast lärmi. Ütleme nii, et kui aus olla siin, kui mul on läpakas laua peal, nagu mul endal siin üks teise firma läpakas, paljud teavad, et mis läpakas on, aga kui mul see laua peal just on siin, ei teeda mitte mingisugust lärmi, kui ma olen lihtsalt internetis ja sellel on GTX 860M, ehk siis ta on eelmise generatsiooni videokaart, mis on võib-olla mingi 5 FPS aeglasem mänguses ja mitte mingit lärmi ei tee. Siis kui ma mängud tööle lükkan, eks ole, hakkan mängima midagi sellega, siis lükkab muidugi vurri tööle ilusti. Aga MSI see Prestige'i seeria läppar, pidevalt oli siukene suhin sees seal, mis ei olnud väga meeldiv. Aga tulles ka siis mõne benchmarki juurde, siis on väga lihtne, kolm lihtsat testi, mida tasuks lasta, kui tahate teada, kui kiire mingi asi on. 3 marki Firestrike test, siis Grand Theft Auto 5 benchmark ja jõudsin Tom Clancy's The Divisioni benchmarki lasta nagu viimasel sekundil. Mul reaalselt nagu taheti arvutit ära juba võtta siin selle kulleri poolt, aga ma ütlesin, et palun oodake, mul benchmark jookseb praegu. Ja viskasin siis kõik graafikasätted põhja nii Grand Theft Auto 5-s kui ka The Divisionis. Ja kui The Divisionis ma viskasin kõik asjad täiesti põhja, mis võimalik oli seal, ma lihtsalt panin ultra settingu sealt peale, mis see overall setting slider oli. Kui see benchmarki ära tegi, siis ta sai vist 21 FPS sekundis, aga see on kõik ultra peal, full HD-s siis. Ma ei jõudnud low peal küll seda testida, aga ma testisin enda Lenovos seda, kus on GTX 860M või Core i5. Ja see sai kõik low peal, sai umbes 35 kaadrit sekundis. Nüüd võib oletada, et see Prestige ilmselt kuskil 40 kanti seal saab seda, mis on täiesti piisav. Selle 35-ga mul oli lust mängida Divisionit lihtsalt läpaka peal, mis oli täiesti uskumatu. Grand Theft Auto 5 juurde tulles, siis keskmiselt seal kuskil 35 kaadrit sekundis, täiesti põhja sellegi nüüd käib see jutt. Ma pean muidugi tegema mingisuguse, ma pean ikka mõlemad versioonid läbi laskma, et nii põhjas graafikal kui low graafikaga, et siis on nagu natuke parem vaade. Aga mul meeldib alati näha, ma panen mängu kõik asjad nii põhja kui võimalik, näita mida sa suudad, eks ole. Aga 35 midagi täiesti perfektselt mängitav, täiesti põhjas graafikaga, mis oli tore näha. Ja siis Firestrike 3 margis, antud mudeli Prestige'is siis sai 3724 punkti äkki vist oli, mis on ka täitsa okei tulemus. Et selles suhtes, et arvutikiirus vastab täpselt sellele, mis ta on siis. Ehk siis ainuke miinus võib-olla, mis ma avastasin, disain. See on ainuke miinus. Ja sellepärast ma mõtlengi, et kui te tahate MSI läpparit osta,
no kui teile meeldib see disain ja teil on vaja DVD-ROM-i, siis miks mitte seda osta, aga muidu ma arvan, et sobiks võib-olla siis juba gaming seeria MSI läpakatest midagi, mis näevad fantastiliselt kaunid välja ja suhteliselt sarnase hinnaga peaksid olema. Ja teine asi ka, siis hind, eks ole, Eestis väga ei leidnudki seda antud mudelit, nii et väga raske on hinda sellele panna, aga no eks te peate ise vaatama, et vaadake, mis on läpaka andmed ja siis võrrelge mõne teise läpakaga, eks ole. Ja siis, noh, ma ei tea, eks välimuse järgi vaadake ja võib-olla ärge mingisugust hiinakat ka päris ostma hakkake, eks ole. Aga muidu jah, selline kiire ülevaade siis sellest MSI-st, aga ma vist suutsin kõik asjad ära rääkida. Aku, nagu ikka aku on, eks ole, kui on mingi korralikum videokaart sees, mis te ikka siin väga soovite. Kui tahate aku kestmust, siis võtke äriklassi läpakas, millel on mingisugune Inteli videokaart, eks ole. Aga jah, ise annan hinnanguks sellele läpakale 6,5 punkti 10-st. Miinused siis jah, disain ja issand küll see DVD-ROM, no täiesti mõttetu asi seal. Ja ega rohkem mul ei olegi midagi halbu öelda, et ta on tegelikult täiesti viisakas läpakas, vastab sellele nagu te arvate, ehk siis see, mida seal sees on, see on täpselt nii kiire, nagu ta olema peaks, eks ole. Et vaadake, kui hind on normaalne seal läpakal, kui te saate selle hea hinnaga, miks mitte osta. Kui teid huvitas see välimus ka, eks ole. Väikene ugly duckling. Loodetavasti MSI saadab ikka mulle edaspidi ka midagi, aga ma üritan mingisuguse gaming-seeria läpaka saada ja siis vaadata, kuidas need ka on. Et võib-olla siis on ka mingisugust hinnavõrdlust ka tuua. Aga okei, mis ikka. Thanks, et vaatasite ja kohtume peatselt taas. Tšauki!